Tere! Marimeel.eu-l on taaskord käes aeg autot testida ja tänaseks autoks, mida me testisime, on Renault Kadjar. Kuna me juba uues oleme, siis ma mõtlesin, et alustame ka uuesti, et mis mulle auto välimuse puhul kõige enam meeldib. Ma ei saa öelda kõige enam, aga sellised, mis on pisidetailid, aga minu jaoks natukene mängib olulist rolli. Ehk tegelikult on mulle kohutavalt meeldib see minimalistlik, ma ei tea, disain nagu, see ei ole midagi mingit mega fancy't, aga see annab nii palju juurde. Siis loomulikult ägedad valuväljad, LED-tuled, ka siin on ilusti LED-suunatuled ja tegelikult hai-uime stiilis antenn, üliäge. Ja ega see muud ei olegi, vaatame, alustame tagantpoolt pihta, et pagasnik on meil selline, mitte just nagu meeletult suur, aga samas piisavalt luubikas. ABC motor, siis saate sellise turvavarustuse ka kaasa. Siin, nagu ikka, selline pagasikate, saate selle lihtsalt lasta lahti. Minu jaoks ülimugav asi on see, et need kaaned käivad mõlemad lihtsalt ülesse. Miks tundub selline suhteliselt mingi, ei midagi erilist. Tegelikult on ülimugav siia toidukotte pakkida. Näiteks ongi see, et paned mingid suuremad, ma ei tea, poekotid sinna taha, tõstad selle ülesse ja paned need sinna lukku ja siis need ei hakka lihtsalt edasi-tagasi sul pagasnikus sõitma. Ja nende, ma panen selle ilusti siia kohe tagasi. Ja siis siin selle katte all on juba omakorda varuratas. Paneme neid siia kenasti tagasi. Nii, et selline hästi väike nagu asi, et saab sügavamaks teha vajadusel. Siin nurkades on moodi sellised väiksed õõnsused, ma nimetan. Näiteks võib-olla vaatame, kas üldse mahub siia. Jah, selle saab ilusti sinna panna. Siis, mis veel on päris mugav selline lisavidin, on see, et tõmbate siit kangi ja siis see iste vajub ise alla. Ja siis, kui on midagi vaja panna, pups, ja ongi läinud. Niimoodi üles ta muidugi tagasi ei tule, et selles mõttes peate ikkagi teisele poole minema ja selle üles tagasi lükkama. Nii, aga ega väga rohkem midagi muud ei ole. Ma tahaks, et miinuseks on see, et tegelikult siin võiks olla see nupp, et sa vajutad ja see luuk läheb ise alla. See auto on nüüd Renault Kadjari hinnad algavad 17 900 eurost. Selle auto hind algas 22 900 eurost. Ümardame, 23 000-st. Et kõik sõltub sellest, mis lisavarustust sa tahad. Nii, aga siis ei ole midagi muud kui... näitame korra siit tagant ka veel ära. Et on minu jaoks tagumistel istujatel ülimugav asi on siis see tugi. Nii, lükkame selle istme siit ilusti tagasi üles ära, siis saate ilusa vaatepildi. Tagumistel on oma puhur, USB augud ja vajadusel saab ka sinna midagi panna. Veel topet, ehk siis tegelikult 3 laadija auku Ja kui on rohkem rahvast, siis muud ei olegi, lükkab lihtsalt selle niimoodi ülesse ja ongi korras. Aga enamasti on see nii, et tagumised saavad ka ilusti taga lösutada. Praegu on mu see iste lihtsalt hästi ette lükatud, aga see tegelikult ruumi on nagu tagumistel väga kenasti oma LED valgustus. Nii et väga selles mõttes taga on palju ruumi ja selline disainikene on siit. Nii, aga nüüd ei ole midagi muud, kui lähme istume ette.
siin väga midagi erilist ja uuenduslikku pole, kõik juhtnupud on siin. Saate tagumistel, et nad akeniga mängida ei saaks, saate selle välja lülitada. Nii, siin on siis nii-öelda Eco Mode ja see on start-stop süsteemi nii-öelda sisse-välja lülitus, ehk siis seda, kas te tunnete ise, et tahate seda omale või ei taha. Iste on ka selline, ülilahe asi, mis mulle selle istme juures meeldib, on see, et kui sa oled näiteks nüüd pikemat kasvu inimene, siis siin on selline kang ja saate natukene seda tõmmata väljapoole. Ja see on siis nii juhil kui ka kõrvalistujal saab täpselt sama asja teha. Nii, vaatame seest, mis siin põnevat on. Kindlasti minu jaoks paneme kohe käima ka. Nagu ma ütlesin, start-stop süsteem, ehk siis vajutad pidurit siia ja läheb tööle ilusti. Nii, ja nüüd ongi see, ma vajutan siit seda nuppu ja siis, mis see siin ütleb. Vaatame, teravustame natukene. Nii. Peatumine käivitus deaktiveeritud. Ülilahe asi, kindlasti. Muidugi maitse asi on see. Vajutame seda nuppu. Nii. Boom. Tadaa! Ehk siis üliäge panoraamkatus. Ja nagu hästi suur, hästi laialt teeb üliäge, tõesti. Ja mulle selles suhtes meeldib, et siit ei käi lahti seda nii-öelda eraldi osa, et kus ma ütlen, et nagu täitsa lahti, et ongi selline lihtsalt ilus klaas, nii et üliäge. Siit pult näeb välja siis selline automaatkäigukast, siis puutetundlik ekraan, siit reguleerite seda püsikiirushoidjat. Siin on, kui olete telefoni ühendanud, saate sellega kõike manageerida. Siin on ka see kuulamis, ehk siis sa saad konsooliga vestelda, mingid juhiseid anda, nimetage. Siin on siis raadio, ehk siis põhimõtteliselt selle mooduli toimime nüüd juhtimine. Nii, ma panengi kohe siit nii, paneme tööle. Nüüd paneme natukene vaiksemaks. Nii, menüü. Üliäge asi, mis siin on see, et näete, võtame siit sõiduki, pardaarvuti selleks, nii, ümbritsev valgus. Ehk siis, kui te näete praegu siin on sinine, siis me tegelikult saame seda vahetada, saame seda panna lillaks, kollaseks, punaseks ja roheliseks. Noh, kas see toimib? Nii. Ja see muutub ka nagu nii-öelda siin nendest, näete siin juba kuskil, näete siin peegeldab. Ma proovin korraks veel, näete punane, sinine, lilla ja kollane. Tegelikult üliäge just õhtusel ajal. Aga kuna see auto on sinine, siis otsustasin ma panna sinise värvi. Nii. Parkimisabi. Ühesõnaga takistuse tuvastamine, näete ise. Kõik jällegi, ma saan aru, et kõikidel Kadjarridel seda ei ole, aga sõltuvalt siis nii-öelda varustusastmest. Siit panete auto lihtsalt lukku vajadusel ohutuled. Siin on selline hästi huvitav detail, ma nimetaks, ehk siis nagu seda. Selline kõrvalistuja saab vajadusel, kui on ikkagi liiga kiire, siis kõrvalistuja saab vajadusel suure hirmu korral siit kinni haarata. Siis nagu ma sellest juba mainisin, saab ka siit lahti teha. Nii. Helisüsteem on hea, mul ei ole midagi öeldagi. Nii, loomulikult on olemas siin need istumisvõendused. Siin sees on siis selline saate panna siia midagi, aga see on kahesugune. Kas see nüüd tuleb see õige asi lahti? Jah, siin on selline väiksem ja siis tegelikult on siin all see suurem ja sügavam. See on liigutatav, ehk siis saate seda
nagu näete, endale lähemale vajaduse panna või siis tagasi lükata. Kõik oleneb, kui pika või lühikese käega inimene sõidab. Nii. Ja tegelikult ega väga rohkem midagi siit ei ole, nagu ma juba mainisin, siis selle auto hind konkreetselt algab ligi 23 000 eurost, et kõik sõltub varustuse astmest. Nii, ma loodan, ma rääkisin siin enam-vähem kõik ära, ma igaks näitan, et taga on ilusti lastel olemas ka kohe Isofix kinnitused, nii et sellepärast ei pea ka muretsema. Helisüsteem on hea, samamoodi saad kõike seda süsteemi saad tuunida, näete, saab niimoodi kerida siit, et ei pea nagu, aga samas saab ka siit ilusti otsida. Nii. Raadiojaamad on ka siin olemas. Nii, mina kuulen enamasti Sky Plussi, nii et las see jääda ka peale. Ja siis ega meil väga rohkem midagi ei ole, ma korraks näitan veel eest tulesid. Tuled on sellised, hästi ägedad on tegelikult nagu just kui auto on otse vaates on ja sõidab. Tegelikult on tuled on kõik LED-id ja siin on veel LED Pure Vision. Juba teab, mida siin selle all mõeldud on, aga ju tähtsad disainerid on kõike seda nagu hoolega mõelnud ja silmas pidanud. Ja tegelikult, olgem ausalt, minu poolt ongi kõik selles suhtes, et nagu ma olen alati öelnud, siis igaüks peab ise proovima. Üks asi on see, mida mina räägin, mida mina vaatan ja mõtlen minu jaoks, et kindlasti ägedad olid need külje pealt need sellised väiksed disainielemendid, panoraamkatus, aga võib-olla keegi vaatab hoopis seda, milline on automaatkäigukasti see kang. Nii et minu siiras soovitus on kõikide see, et broneerige omale proovisõit, minge salongi kohale ja tegelikult muud ei olegi. Proovisõitu saate siis broneerida abcmotors.ee kodulehel ja nad asuvad Paldiski maantees 105, kui ma ei eksi. Nii et mina soovitan kõikidele abcmotors.ee ja broneerige omale proovisõit. Tšau!